Yangshan National Park, Yangshani rahvuspark ja you are here. Ma olen siin rahvuspargi bussiterminalis. Tegemist on siis Taiwani ligipääsetavaima rahvuspargiga Taipeist põhja poole. Ja siuhti tulin bussiga siia, no ilm on selline nagu ta on. Pole miskit teha. Et see päev oli mul ette nähtud Yangshani jaoks, rohkem ette nähtud päevi ei ole. Et vaatan äkki külastuskeskuse ja mingisuguse flower clocki ja midagi siukest näen ikkagist ära. Et mägedes matkata on veits kahtlane. Tegemist on suure vaatamisväärsuste alaga. Siin on need kuumaveeallikad Beitou on siin lähedal matkamised. Sihukesed atraktsioonid. See bussiterminal asub muidu kohas, mis on Yangshangi küla rahvuspargi ees. Otse siin ja siin läbi külapargi. Ma praegust jalutangi. Bussiterminal. See oli mingi maja bussijuhtidele ja siis ilmus suur bussipark, nii et mitte just väga suur reisijate terminal. Öeldakse, et siia Yangshani see transpordiga on keeruline. Ta on küll Taipei lähedal mingisugune 15 kilti, aga katsu siia jõuda. Aga siis mina positsioneerisin ennast sinna Põhja-Taipeisse hotelliga ja sealt mingi 1,4 kilomeetrit minu hotellist otse oli mingi suvaline bussipeatus, kus kõik need bussid mööda sõitsid, mis siia Yangshangi poole tulevad, nii et mitte kõik, aga bussid igatahes sõitsid, nii et ma sain kohe minibussiga päris mõnusasti vaateid viimastele mägedele. See Yangshan kõrguste mõttes võrreldes teiste rahvusparkidega nagu Yushan siin Taiwanil, ta on suhteliselt madal, et kõrgused ulatuvad 200 meetrist 1120-ni. Aga see ei tähenda, et suhteliselt kõrguste vahad oleks väiksed. Näiteks, et sealt bussipeatusest ronida sinna kõrgemasse tippu, et siis sa pead tõusma mingi 700 meetrit. Et siukesed täitsa korralik matk ja külmadel talvedel harva küll, aga vahel võib siin ka isegi lund näha. Kõike on. Yangshani kuulus lillekell ja lillekella park. No selja taga on kuulda saksakeelset häält, jutustamist, kes ei kalle vihma ja tulevad iga ilmaga välja kõndima sakslased loomulikult. Seal üks grupp seisab. Nii, aga siin on see lillekella park siis. Isegi koleda ilmaga ilus. Filosoofi rada. Yangshan National Park Visitor Center, rahvuspargi külastuskeskus. No siin pargis on neid külastuskeskusi rohkem kui üks, aga see peaks siis olema see peamine second parking lot teise parkla kõrval. Siit on näha seda rahvuspargi territooriumi kaardil. Et ta hõlmab siis Taipei ja New Taipei põhilised atraktsioonid pidid jääma Taipeisse. Nii. Vaatan, kus ma siis olen. Siin. Ei, siin. Siin on see külastuskeskus. Siin oli see lillekell, mida ma vaatasin. Ja sealt allpool on siis see bussi peatuseb kuskile siia. Ja siin on need mäed näha ja atraktsioonid. Üritan leida seda kõrgemaid tippu. See Mount Xixing 1120. See on siis selle pargi kõige kõrgem tipp. Ülevale poole, siiapoole, siia aladele jäävad need fäägliaulud. Ja siis otsapidi Beitou ise, Beitou Hot Springs, kus ma käisin
peaaegu kuu aja eest juba, German Valley, nemad on täpselt siin rahvuspargi jalamil ja otsapidi ma jalutasin natukene siia rahvusparki sisse ka, aga mitte väga kaugele. Ja neid kuumaveeallikaid peaks siin veelgi olema siit East Peakist kusagile siia poole ka mingisugune territoorium nendega. See on juvad värgid, et see on üsna suur ladakas, 113 äkki või midagi sellist ruutkilomeetrit, et noh, jalgsi siin muidugi annab käia. Külastuskeskuses on muidugi erinevaid ilusaid pilte, ilusate ilmadega ka, aga üldiselt öeldakse, et noh, ilm siin Yangshuanis on oluliselt erinev või võib-olla oluliselt erinev kui Taipeis ja vihmad on üsna sagedased. Vaata, mis see siis on, sellest on mingisugune äge atraktsioon. Oled klikid ja justkui näeksid ilma. Tänane ilm. Aha, siis tulevad erinevad lood, ajaloo jutud. Natuke kohalikku elu, palju linde. Lugesin kuskilt välja, et siin pidavad ka mürgiseid madusid olema. See kõige kõrgem mägi ka kuulub siia Tatuni vulkaanigruppi. Siin on palju vulkaane ja niinimetatud parasiitvulkaane. Ja pikka aega arvati, et kuna see pole väga-väga ammu puusanud, et äkki ta on siis nagu ilmselt nagu kustunud vulkaan. Aga nüüd hiljuti leiti, et seal vulkaani all olevat ikkagist need magmakambrid, ehk siis vedelkivi või mis iganes see magmakamber endast kujutab, just tähest, et ta võib mingil hetkel välja plahvatada ja siis on intensiivsemaks muutunud see uurimine, et mis seisus see vulkaan ikka on, et ei olegi nagu päris kustunud. Siin on taas selline äge kaart, et kus sa saad nuppe vajutada ja siis näed, et kus need erinevad kohad asuvad. Ja mina olen siin Yangshuan National Park Visitor Center, kus meil see siis kaardil on, seal tipulukane. Siis Mount Qingqing, kõige kõrgem mägi, kus see meil on, see tipp seal. Siis Lingshan Visitor Center, see peaks olema kõige lähem siis nendele looduslikele kuumaveeallikatele. Seal. Mina olen siin, kuumaveeallikad on seal, okei. Ja siis, kus need kõige suuremad fumaroolid on siis, äkki see Kingitang, kus meil see on, ei, see on hoopis Lõhumaa. Okei. Selline. Räägib natuke väävlitööstuse tõusust siin alal. Loomulikult, kui on vulkaanilised kivimid, siis on väävlid ka ja väävlitööstust ja väidetavalt siis Qingi dünastia aegu, siis olevat need ametnikud kartnud, et käivad siin kohalikud varastavad seda väävlit ja siis olevat mäele tulu otsa pannud ja sellepärast seal see grasslandil seal Rõhumaal puid ei olegi, et on ainult rohi. Et mets põletati maha, aga siin on juba järgmised esimesed asukad, kes siia tulid ja traditsioonilised külad, siuke ägev makett. Looduse ruum. Lisaks lindudele võib kohata väga palju erinevaid liblikaid. Siin on neid siis näha, kuidas erinevad liblikad välja näevad. Suuremad, väiksemad. Räägitakse sellest rohkem.
vulkaan vaibus. Vihm on ka nüüd pisut vaiksemaks jäänud selleks hetkeks, kui ma õue tulin. Et paras veits edasi astuda. Aga oli huvitav külastuskeskus ja ka peab ütlema, et täiesti tasuta. Ja loomulikult eriti mulle meeldis see vulkaani atraktsioon. Ja see kaart ka, kus sai valgustada neid punkte ja näha, et mis kus asub. No siin saab neid vägesid looduses näha. Natuke heledam. Xixing. Xixing. Nii vist hääletatakse. Xixing. Hiking trail. Xixingi matkalada algab siit sellise piduliku entrance'iga. Kuna paduvihm jäi järele või paduvihm ei tulda, aga suurem vihm, siis ma natuke ikkagi üritan kiusatusele vastu panna. Esiotsa paistab siukene suhteliselt turvaline kivitrepp. Et kusagil 1,5 kilomeetri kaugusel suurest teest peaks olema mingisugune palk. Selle sama mäe nimeline Xixing. Mis iganes see nimi nüüd oligi. Palk. Ma arvan, et see trepp ja hea tee võivad siis kuni sinnani vabalt välja minna. Keegi prouad pukeldavad sandaalide ja vihmakeepidega. Äkki siis sinna ülesse on täitsa okei minna. Et trepp igatahes läheb. Seda parki, mis pidi olema, peaks silt nagu läbi olema. Aga ei mingit parki ma ei näinud. Üks katusalun oli küll teeviitadega. See tagumine peakski see tipp olema, nüüd ei põõsa valju, igatahes Mount Xixing Main Peak ja ainult 0,15 kilomeetrit. Ma ei tea, mulle paistavad need tipud isegi kõrgemad, aga no, eks see, või siiski mitte. Eks see maastik on petlik, et silmajälgi on väga raske hinnata ja teinekord isegi täpsete mõõteliistadega teadlased panevad mäetippudega möödas, selgub, et mis varem oli riigi kõrgem mägi, tegelikult on 2 meetrit või 3 meetrit madalam kui mõni teine. Nii et tont seda teab, aga praeguste kirjade järgi liigun selle põhis Yangmingshanni rahvuspargi kõrgeima tipu otsa. See vulkaan peaks konkreetselt kustunud olema. Tadada, tipupost, tipukivi. Kedagi mind siin pildistamas ei ole, vaateid ka ei ole, aga tunne on hea, sest ma ise jutt tean, et ma puudutasin selle tipuposti ära ja seal on mingisugused infotahvlid, et mis vaateid siis ülevalt näeb. No vaated on siis umbes täpselt sellised. No näe, siin kirjad ütlevadki, et Mount Xixing tõuseb 1120 meetrit. Kusjuures suuntäppis mul on 1118 meetrit. Näeks kõik 1120 ametlikult, mis teeb temast Yangmingshanni kõrgeima tipu. Ja ronise tipu otsa, et näha suurepäraseid vaateid Taipeile. Taipei on päris lähedal. Taipei Beautiful City. Kujutage ette, seal all on Taipei Beautiful City, seal alludus. Nii, aga kuhu nüüd edasi? Et mõtlesin, et ma ei lähe sama teed pidi tagasi, et siit rada läheb teisele poole alla. Aha, sealt viidat kaasutama. Nii, siit viida pealt saab nüüd lugeda igaüks, mis see järgmine sihtpunkt on. Ma ei julge seda hääldada. Aga sinna poole, veel üks vaadete vaatamise platvorm. Siit on ilusti näha, nagu need Taipei linnajaod. Siit on ilusti näha. Tähelepanelikult vaatlejad läbi udu näevad. Mitte nii tähelepanelikult saavad vaadata siit kaardi pealt. No eile ma siis lähenesin võt siit läbi selle Sonjigen distrikti ja ma majutan ka kuskil siin. Nii et mul oli bussiga ilusti tulla siia. Ja siin on need teised. No see Beitou distrikt. Siin ma käisin üsna oma Taiwani saabumise algusaegadel, mis asub selle Yangmingshanni jalamil.
keegi mees ka kileürbis kollases ja Motika kiiver või see Rolladi kiiver kaenlas tuli mulle vastu. Ja siis vaatas suurte silmadega, et kas valged inimesed selle ilmaga ka käivad sellistel radadel. Et normaalselt ikkagist tuulibussiga käid, vaatad peamised asjad ära ja... Aga näe, soo. Mõtlesin, et kus see mädamune hais tuleb. Või noh, jah, mingid sellised lõhnad. Aga seal udus paistab ära. Siin on need fumaloolid väävlihaisud. Esimene kergelt tossav kolle siin ja see vaatekoht on siin. No külastuskeskuses ma nägin seda asja piltidel ja see, et kui ma veel ei arvanudki, et ma ikkagi täna päriselt ka siia jõuan. Rohekas kollane. Mingisugused augud. Tatuni vulkaanigrupi vaated. Tatun. Neid mägesid on väga uduselt näha. Siin igaks juhuks on kohe need esmaabiõpetused, et kui vääli lõhnad kuidagi sind minestama panevad, siis teine teab, mis teha, kui on teine osas. Ega siin päris nalja olegi, landsleida ja maalihked võivad juhtuda, et mäenõrvad on üsna järsud. Nii et parem tee kähku minekut. Okei, rada tehtud teisest otsast väljas. Siin on väike boksi peatus. Xiaoqing Fumalools, need oli need, mida ma vaatamas käisin. Arvasin, et tagasi sinna külastuskeskusse ei olnud Shani külla. Tule mul astuda mööda suurt teed. Aga sattusin hoopis ühele teisele makarajale. See kulgeb küll sõiduteega suhteliselt paralleelselt, aga ikkagi täitsa metsas. No päris külastuskeskusse välja ei arutanud, sest vaatasin Google Maps, et buss tuleb ja ma ei viitsi järgmist 40 või 50 mintsi oodata, et siis hüppasin sellesse bussi või noh, täpsemini väikse kollase bussiga sõitsin sealt ülevalt alla siia Yangmingshugi külasse ja siis väiksest kollasest bussist ümber.